Nii, tere päevast kõigile. Minu nimi on Silva Sirge ja täna me siis alustame järjekordse Madara veebiseminariga, mille nimi on liigeste haigustest. Teatavasti väga selline huvitav teema. Ja siis meeldetuletuseks ka, et meie oleme siin kogunenud väga paljud inimesed, kes teavad midagi FOHO firmast, sellisest rahvusvahelisest korporatsioonist, mis tegeleb Hiina traditsioonilise meditsiini, Yang-Sheng tervise kultuuri levitamisega. Ja täna siis räägime ka natuke sellega seonduvatest asjadest. Nii, esimene pilt ja sõna, selline hästi keeruline sõna nagu sünoviaalne vedelik. Vaat see sünoviaalne vedelik ongi see meie liigese määrdeaine ehk liigese vedelik. Ja see esimene pilt peaks teile siis nagu väga tugevasti pähe jääma ühel tingimusel. See uueneb vaid tänu lihaste veresoontele. See tähendab teiste sõnadega, kui te tahate, et teie liigesed oleksid normaalsed, et nad oleksid terved, elujõulised ja töötavad, siis ainuke asi, mida te peate peale kõige muu, et tervislikult elada ja õigeid mineraalaineid saada, te peate ilmtingimata liikuma. Ilma selleta seda ei toimu. Ja nüüd me natukene siis siin räägime sellest, millega, et aru saaksite, miks see nii on. Räägime siis kõigepealt kõhkudest. Kõhkude, nagu näete, on selline spetsiifiline, mis meil liikumiseks vajalik on liigestes, on kõhkude, on selline spetsiifiline, mis koosneb rakkudest, kontratsüütidest, maatriksist ja kõikidest rakkutavalist ainest ja nagu te teate, siis see kõhred on meil siis eri kohtades, on liigestes, jalakäeliigesed, on selgrolülis, on ka kõrvalestas, nad on kõik nagu natukene erinevad. Kuid kui me nüüd räägime täpsemalt liigesest, siis see kõhr on seal üks kõige tähtsamaid osi, sellepärast et vaadake, kui te nüüd vaatame luid, kui me vaatame luid, siis tegelikult on luud, kuidas nad seda ütlevad, et nad on nagu et kui üks on selline ovaalne või selline see on, seda öeldakse kongruentsed, et üks luu saab teise sisse minna, et kui üks on niisuguse vühuga, siis teine peab kindlasti olema sellise auguline, kus ta sisse mahub ja nende vahele siis ongi pandud see liigese õõne sihuke kotikene või koht, kus ongi siis meie lisaks kõhredele veel ka see liigese võie, mida nimetatakse sünoviaalvedelikuks. Sünoviaalne vedelik, näete, see ongi siin selles vahemikus ja see ongi see, kus on oma hapnik, on vitamiinid, on mikroelemendid ja see sünoviaalne vedelik ongi see, mis toidab kõhre. Ja seda sünoviaali vedelikku tegelikult provotseerib üks imepeenikene sünoviaalne kest ehk membraan, kuidas me võtame. Nii ta tegelikult toimib. Ja kui me oleme kuskil kuni 25 aastani, siis need tüvirakud toodavad neid rakkusid, kõhrerakkusid ka väga edukalt, aga seal alates 25-35 aasta vanusest hakkab see nende tüvirakkude, uute rakkude tootmine, kõhrerakkude tootmine aeglustuma, kuigi see tõesti toimub kuni elu lõpuni meil. Aga oluliselt siis vähem hakkab kõhkude kasvama ja kõhkude uued rakud tekkima. Kui me mõtleme inimesest, siis inimesel on tõesti luid hästi palju. Kuskil räägitakse 230 kandis ja siis need, vaata nii nagu meil siin pildi peal on üks liigeseühendus, need luud, mis on omavahel ühendatud, neid nimetataksegi liigesteks. Ja nemad ei saaks, nagu neid me ei saaks omavahel liigutada, kui nende vahel ei oleks siis seda süviaalvedelikku ja liigestel ei oleks kõhresid.
nii et see annabki meile võimaluse liigutada ette, taha, ülesse, alla, tähendab kokku panna liigesed, sirutada jälle uuesti liigesed. Niimoodi ta meie organismis toimub. Ja vaat need luuotsad ongi kaetud, kui te näete siin pildi peal, on kaetud kõhredega. Ja nagu ma enne mainisin, need luud peavad olema, noh, pealispind on kongruentne, see tähendab, et üks on siis nagu, kui üks on niisugune etteulatuv, siis teine peab kindlasti lohuke olema, et nad üksteise sisse nagu noh, töötaksid omavahel. Ja nüüd see sünoviaalne vedelik ongi see toitev keskkond, kus siis saadake nii hapnikku, nii vitamiine kui mikroelemente kõhrede jaoks. Sest kõhredel seda ei ole võimalik mitte kuskilt saada. Ja kõhre omadus on just see, et tema saab neid toitaineid difusiooni teel, no läbi nagu oma selliste pooride võiks öelda. Ja sünoviaalvedelik, kui te näete, kõhr on selline valge, temas ei ole veresooni ega mingeid närvi, lõpmeid. Tema on puhas ja vaat ainukene, mis teda toidab, ongi see sünoviaalvedelik. Ja tänu sellele siis, et sünoviaalvedelik toidab kõhresid, siis tänu sellele ta on nagu määrdaine seal, tähendab, kõhr siis on normaalseisuses, ta kaitseb luud mõlemalt poolt siis vastu, kus need luud kokku peaksid puutuma läbi selle vedeliku. Ja nende vahel on selline, noh, ütleme, niisugune pilu või lõtk, eks ole. Mis siis veel selle kohta öelda? Veel kord rõhutan, et kuna kuna kõhredel ei ole ei veresooni, ei närvilõpneid, siis tema saab oma toitaineid ainult sünoviaalvedelikust ja luude veresoontest. Need on siis, mis toidavad seda kõhre, kuna tal endal seda midagi ei ole. Nii, vaatame, mis siit järgmine edasi läheb. Kõhredel on siin omadused, jah, see difusiooni ma mainisin nagu ära, et on üks omadus. Ja teine on see, et ta saab seda ümbritsevatest luudest ja sünoviaalvedelikust. Vaat see sõna on ikka päris keeruline välja öelda. Ja selleks, et siis see kõhr oleks normaalne, et ta ei oleks kulunud, me oleme kuulnud, eks ole, et inimestel on põlvedega operatsioonid, siis on ju tegelikult probleem sellest, et kõhr kuulub ära ja luustik on kuidagi niimoodi hakkab habraks muutuma selles ümber. Vot selleks peabki see sünoviaalvedelik olema heade toitainetega, just seda, mida mainisin ka enne, et tal peab olema nii vett kui vitamiine kui igasuguseid mikroelemente, et siis nende pooride kaudu see kõhr saaks neid omale võtta. Nii, selleks siis, et liigesed liikuksid, peabki meil olema need kõhred ja nende vahel olev sünoviaalvedelik. Kõhred on muidugi hästi keerulise struktuuriga. Siin on üks pilt ka toodud, teile näete, siin on sõna hüaliinne kõhkode, fibroosne kõhkode, elastne kõhkrode. Kuid põhiline on teada see, et ta on luukoest pehmem ja vetruam ja temal on organismis just selline tugifunktsioon ette nähtud. Tähendab ilma selleta, kui meil nüüd neid kõhresid pluss sünoviaalvedelikku ei oleks liigestes, me liikuda ei saaks. Nii, tähendab, mis siis liikuda ei saaks ja painutada ei saaks. Üks selline hea näide oleks võib-olla teile, kui te võtate näiteks köögis on igal inimesel niisugused svammid, ma olen, ütleme, köögi selline pesusvamm, täitsa tavaline. Te panete sinna mingid pesuvahendid peale. Ja kui te seda svammi nüüd pigistate, siis sealt tuleb pesuvahendis seal mullikesed ja see vahtu tuleb just nii, et me saaksime seda mingit vahendit pesta, eks ole. Kui me nüüd selle svammi jälle pingest lahti laseme, siis see aine läheb jälle svammi tagasi. Ja umbes niimoodi analoogselt toimib ka meie liikumise ajal meie liigestest. Tähendab, et sel ajal, kui me
liikume, toimub üks protsess ja kui me sirgeks tõmbame või ütleme niimoodi, sirgestame oma jalga või kätt, eks ole, siis toimub teine protsess. ja selle vahemikus ka toimub nii, et ühelt poolt me saame toitaineid sinna kõhre ja liigeste protsessi ja teiselt poolt tulevad siis välja need erinevad šlakid, muustused, lagunenud rakud võib-olla, need siis viiakse ka siis organismist välja läbi lihaste, veresoonte. Nii et teiste sõnadega liigese kõhrkoe alus on sünoviaalvedelik. Ja see siis nüüd selle tulemusena me saamegi nüüd ennast nii liigestes painutada kui sirgeks ajada ja tunda endast normaalselt. Nüüd, kui mõelda, et te nägite seal eelmisel pildi peal oli kõhr täitsa valge, tähendab veel kord rõhutan, et seal ei ole tal, sellepärast on tal valge, kuna ei ole ka veresooni seal sees ega mingit närvirakka, siis tegelikult igasugune hüaluroonvahendite sisestamine ja igasuguste süstide tegemine ei aita seda kõhret taastada. Kuid tõepoolest see kõhre taastamine on hästi pikaldane protsess, ta on väga töömahukas ja aeganõudev protsess, aga nüüd on juba tõestatud, et tõepoolest on seda võimalik taastada. Sellepärast, et teda tuleb toita just seda sünoviaalvedelikku, sest ainult sünoviaalvedelik on võimeline andma kõhredele edasi siis vajalikku ainet, et kõhr oleks töövõimeline. No see siis nagu garanteerib just selline lihaste liikumine, garanteerib seda, et ka kõhr saab toidetud. Vot see esimene pilt, mida te nägite just, et ilma liikumiseta ei toimu mitte midagi. Nii, kui nüüd vaatama, mis siis seda kõhre võib nagu rikneda, see on igasugused suured koormused, ükskõik siis mis liigestele, see on tööalased või siis spordialased koormused, siis kindlasti ka kõrge kehakaal ja igasugused põletikuprotsessid. Kõige imelikum meie organismis on just see, et tegelikult kõhr ei anna tunda, ta ei valuta. Kuna seal ei ole närve, siis ta ei valuta. Ja meie hakkame tundma, et meil midagi põlvedes või liigestes on viltu just tänu põletikulistele protsessidele, mis on siis seal ümbritsevates luudes ja selles süvonaliaalses õõnes, eks ole, selles kotikeses. Vot see protsess on lõpuks see, mida meie hakkame tundma, mitte ennem. Ja sellest saavad kõik protsessid, tegelikult haigusprotsessid alguse. Ja kui me nüüd vaatame, siis mida peab selleks tegema, kuna on nüüd juba teadlaste poolt tunnustatud, et tegelikult kõhre on võimalik taastada, nagu ma ütlesin, on see pikemaaegsem protsess, siis meie peaksime mõtlema, kuidas seda teha. Selles kõhrekoostises nüüd, kui me vaatasime seda vahepeal seda pikka kõhrekoostist, seal on tõesti väga erinevad kihid ja need kihidel on kõigil oma tööülesande, see on küllaltki keeruline protsess, kui meile siin üks arst rääkis sellest, see on mõttetu vist ka rääkida, sellepärast et ega me isegi väga palju sellest aru ei saa, aga arstid on seda ka õppinud, kui keeruline protsess seal kõhredes toimub. Aga nüüd ütleme, kui meie peaksime teadma seda, et tüvirakud, need meie tüvirakud, nemad sünnitavadki kõhre uued rakud. Ja selleks peab siis olema, veel kord rõhutan, kvaliteetne ehitusmaterjal, mis on sünoviaalvedelikus. Siin on näiteks pilt ka nagu rohkem näidatud ka veel see kõhre ja seda sünoviaalvedelikud, mis seal liigeste vahel siis nüüd on. Ja liikumise ajal tegelikult, nagu ma mainisingi, on siis võimalik just neid kõhrerakke toita. Nüüd, kui me mõtleme meie korporatsiooni toodete peale, siis meile siin kuskil kas selle aasta või eelmise aasta lõpus jõudsid lõpuks kohale ka sellised tabletid, mille nimi on Liikumine Pluss. Ja meil on selles mõttes väga vedanud, sest nemad on sellised suurepärane preparaat just toitmaks meie kõhkrasid, sest seal on omad moletikud, mis
on hondrorakkude ehitamiseks mõeldud. Ja vot niimoodi nemad tulevad läbi luude vere kaudu meile, lihaste vereringe kaudu ja siis liiguvad sünoviaalmembraani või kesta ja sünoviaalvedelikku just sellesse, millega meil see tänu millele see kõht toitub. Ja kui me nüüd vaatame edasi, et veel kord rõhutan, et kuna kõhrkoes ei ole närve, siis me ei tunne, kui see kulub ära, me lihtsalt ei valuta midagi, hakkab valutama ainult siis, kui ümbruts kõhre ümber juba need luud hakkavad nagu haiget saama. teiste sõnaga kuluma, siis me kipume seda tundma. Nüüd, kui vanusega ja igasuguste suure füüsiliste koormustega loomulikult siis on mõjutatud see kogu liigese struktuur seal ja need hondrorakud seal kipuvad meil vähesemad olema või kipuvad lagunema ja selle tõttu meie hakkame tundma seda põlvevalu. Ja kui me nüüd vaatame seda kõhre keerulist ehitust rääkimata, et mis siis selle kõhre lagunemise peamised põhjused on. Veel kord rõhutan täna juba mitmendat korda sünoviaalvedeliku, see on küsimus, ja selle kvaliteeti languses. Sellepärast, et tema aitab seda luude oma üleliigset hõõrdumist, kaitseb meid ja kindlustab seda, et see toimiks nagu määrdeaine liigeste vahel. Aga veel kord, kuna kõhres ei ole veresooni, on need nõnda nimetatud poorid, siis nende pooride kaudu sünoviaalvedelikus tema peab oma toitainet saama. Ja kui nüüd siis meil see protsess, mandumisprotsess, mingid probleemid liigesesse tulevad, siis on tavaliselt 3 sihukest põhipõhjust. See on see, et liigese määrde ebapiisav tootmine, vot selle sünoviaalvedeliku ebapiisav tootmine. Vahel on isegi nii, et koguseliselt oleks seda nagu normaalselt, aga kui inimesel on suured koormused, kõrgendatud koormused, no see on siis mingisugune füüsiline raske töö või siis seal võib olla ka pikalt seismine jalgade peal, sealjuures kehakaal on raske, võib-olla kõrge ja selle tõttu siis seda määret on ebapiisav, siis ta hakkab ka lagundama seda liigese struktuuri. Siis loomulikult, kui on mandumiseks on ka see teine põhjus on siis, kui toitained on vähe sünoviaalvedelikus, nagu ma eelpool rääkisin, sünoviaalvedeliku toitained tulevad kudapidi liikumisest. Nad tulevad läbi veresoonte, lihaste veresoonte kaudu. Ja kolmas siis on siis, kui liigeste vedeliku tsirkuleerimiseks puuduvad tingimused. Ja see on siis, et kui mis sõna tsirkuleerimine, see on see liikumine tähendab. See tähendab, et sinna ongi see sõna kaetud, et kui on vähe liikuv eluviis, inimesel on nagu liikumisharjumused sellised või ta on nii piisavalt mingi haigusega või tal on trauma järgel mingis liigeses pandud see liiges seisma, see liigese jäikus parajasti, siis ta tegelikult ei saa olla nii nagu normaalselt liiges peab olema, et vaheldumisi ta on koormatud liikuvas asendis ja vaheldumisi ta on rahuseisundis. Vot selline nagu liigese tüüp, liigese põhjus. Teiste sõnadega peab olema piisav kogus seda sünoviaalvedelikku, peab neid toitaineid seal piisavalt olema ja peab olema ka liikumisvõime. Nüüd kõhre lagunemise tekke põhjused on ka siin eraldi loodud ja kui te vaatate, need on täitsa tavalised elulised põhjused, mis meid ümberringi, kui te kuulete kellelgi midagi viga on ja mingi tõbi taga, siis ikka on kas infektsioonihaigused, mingid endokriinsüsteemi häired, ka krooniline stress ja unepuudus, rasked töötingimused, siis ka muidugi see, kui sa sünnipäraselt on mingus liikumisaparaadis mingid probleemid juba või siis sa eluajal oled mingisuguse trauma või mingi probleemi tõttu liikumisaparaat on kahjustatud, ka ülejahtumine, ülekuumenemine, vanuselised muutused, ülekaal ja kahjulikud harjumused. Kõik, kui te nüüd mõtlete, üsna tavapärased asjad, mida me elus ütleme, et need mõjutavad kõiki meie no ütleme tegevusi ja seda, kas me oleme
rohkem tervemad või rohkem haigemad. Ja kui me nüüd vaatame, kui ma nüüd mõtlesin ja vaatasin, et mis asjadega siis liigese taastamiseks on vaja, me nüüd räägime siin liikumise plussist, siin paremal ääres on üks tabletid liikumine pluss, nad on üks karbis kahe kaupa. et, et selles tegelikult nagu jääb väheks, kui te näete, et tähendab, et nagu meie oleme ka rääkinud, et meil on Vohol on 9 põhitoodet ja ühed on siis puhastajad, ühed on reguleerivad, ühed on taastajad, siis siin on tegelikult, võiks öelda, puhastus ja taastus tooted, need on siis need, mis aitavad liigest taastada. Ja see on siis see meie vedel kaltsium haitsagai, kõige me ütleme rohkem tihti kaltsiumi allikas, sest seal ei ole ainult kaltsium, vaid seal on kuskil 50 veel teist makroelemente, vitamiine, mis aitavad kaltsiumil paremini imenduda. Miks ta vedel on? Ta on tehtud merevetikatest ja ta ongi sellises kapslis või sellises kinni keevitatud nagu kapslis, mis on seest nagu pehme, seal on vedel selline roheline ollus. Eliksiir Sanpao, see on siis korditsepsist natuke tugevam, meie tavalisest korditsepsist ehk fööniksi eliksiirist tugevam ja temal on just sinna lisatud Mustamägi sipelgate ekstrakti, mis on siis sellise tugeva happega ja on liigeste tööks eriti kasulikud. Väga paljud inimesed, kellel on liigese probleemid ja luustikuprobleemid, just oma peatooteks kasutavad eliksiiri Sanpao. Eliksiir Fööniksi legend on peptiididega, see on välja töötatud, see valge siin paremal nurgas, mis on välja töötatud koroona ajal ja seal on just selle arvestusega, et kui kellelgi on peptiide rohkem vaja, see on see samaline meie tavaline korditsepsi eliksiir ehk fööniksi eliksiir, millele on lisatud teatud teised ained ja teatud peptiidid, et tema toimeaine oleks natukene teistsugune. Ja linši kapslid, mis on ka töötavad ju kogu meie meridiaanide peal ja meie nimetame neid tihti ajukapsliteks, sest nad ka töötavad väga hästi meie peaajuga ja meie pea veresoonkonnaga, see tähendab, aitavad meil ka pea selgemalt hoida ja kellel siis on unega probleeme, neid natukene toetada seda, et uni kergemini peale tuleks ja kellel on stressid ja pingelised perioodid, et siis selle stressiga paremini toime tulla. Ja näete, mis siin on ka üks oluline asi, veresoonte puhastus. Veresoonte puhastuse kapslid Tšutšinfu, need kirjutatakse hästi keeruliselt, aga meil õpetati, et peab Tšutšinfu neid hääldama. Miski läks kurku mulle. Nii et näete, need on kõik need meie tavapärastest põhitoodetes üks grupp tooteid. Põhitoodetest nendest on 4 siin, mis on seotud luustiku ja veresoonkonna puhastamisega. Lisaks sellele, et soovitatakse tablette liikumine pluss, mis on just nagu toodetud selleks, et need molekulid pääseksid toitma sünoviaalvedelikku. Ja kui me nüüd vaatame teist soovitust, mida siis meie head arstid ja Tiibeti meditsiini asjatundjad soovitasid, siis on see teine pool nendest põhitoodetest, toetavad tooted, jällegi tabletid Kaogian, mis on 3 hüpperit, puhastavad meie veresooni ja puhastavad meid üleliigsest suhkrust ja ka maksa puhastavad väga hästi. Teine jämesoole ja maksa puhastaja eliksiir Sanging, roosipasta, mis on meie soolestikku, nagu öeldakse, väike medõde ja väga lihtne teeliuvei lisaks tavalisele eliksiirile korditseps. Nii et näete, eliksiir korditseps ei ole sugugi siin esimeses järjekorras, see on regulaator, vaid eelkõige on need tooted, lisaks siis tablettide liikumise pluss. Mina ütleksin, et kõige tähtsam on seal kõrval Tšutšinfu ja kaltsiumiallikas haitsagai. Need on need kõige tähtsamad. Ja kui ma nüüd veel ütlen, mis siis on, ma väga vabandan, mul on midagi kurku nüüd jäänud, mis siis veel väga oluline on.
selle liikumise puhul ei ole oluline see, et sa viis tundi üldse ei liiguta ja siis tund aega teed hirmsasti kõva trenni näiteks, vaid see on just niisugune järk-järgulisus, madalamalt kõrgemale, pidev, igapäevane teiste sõnadega ja vältida neid aktsiaalseid teljekoormused. No ma toon teile näite, aktsiaalne teljekoormus on see, kui te näiteks käe panete vastu lauda sirge sellise või siis nõtkuga liigesega ja siis näiteks terve keha nagu koormus läheb sinna käe peale. Need, kes tantsivad, need break-tantse olete tähele pannud, nemad ka just käte peal hüppavad ja kargavad hästi palju. Vot see on see aktsiaalne teljekoormus pikki telgi, et seal nagu see ka lammutab neid liigeseid päris korralikult ja mõjutab neid negatiivselt. Ja siis harjutused pikali olles, siin ma tõin teile korraliku pildi. Sellepärast, et kes oskab pikali olla, selili olla, on teatavasti meil kass väga hästi. Teiste sõnadega, kõik harjutused, mis te pikali olles teete, väga palju hiinlased ka ju toetavad seda ja õpetavad meile, et kui te ärkate ülesse hommikul voodis, siis tegelikult tasub seal teatud harjutusi teha, kas või seda jalgrattasõitu ja jalgade liigutamisi ja küljelt külje peale liigutusi, et ennem kui te üldse voodist püsti tõusete. No teiste sõnaga, selili harjutused väga kasulikud. Kuid veel kord on siin nagu rõhutame seda, et liigeste töö on sõltub ainult liikumistest, sellepärast et liigese toit tuleb põhiliselt meie lihaste veresoondade kaudu sinna sünoviaalvedelikku ja sedasi kõhredesse. Vot see on see, mismoodi see protsess toimub. Ja nüüd, kui ma siis veel näitan, meil on viimasel ajal neid aparaate tekkinud üks uus aparaat juurde, aga kõik meie need siiamaani korporatsiooni poolt välja töötatud aparaadid, nii see bioenergiaregulatsiooni aparaat PEM kui termoinfrapunane massaaži selline matt kui ka meie armastatud faradoteraapilised vööd kõikide erinevatele liigestele, seljale ja kaasa arvatud kaelale on olemas, siin on see vist puudu vist kaelale ja siis see kõige uuem, see REM-aparaat, nagu me nimetame teda, see on revitaliseeriv energiamassaaži aparaat ehk ta on revitaliseeriv, see on võib-olla uuendav, nagu võiks öelda kõige lihtsamalt niimoodi öelda. Sellel on siis eraldi nii, et jalad pannakse sellesse metallsesse vahesse ja siis on võimalik veel külge panda omale ümber kas selja või siis kõhupiirkonna töötavad vööd ja siis selline pihiku moodi vest selga, kus ta töötab selja peale ja siis töötab õlaliigestega ja töötab ka siis selle kaela liigestega. Vot see on siis see, mida meie saaksime kasutada ja kui ma nüüd veel korra tagasi lähen, siis sinna päris alguse juurde, siis näete, seda lauset peaksime me kogu aeg mäletama, et ainult tänu lihastele ja lihaste veresoontele üldse toimub meil midagi ja on korras meil seal kõhredes ja meie igasugustes liigestes. Nii et kui isegi olete tähele pannud ka, kui inimesed on haiglas olnud ja on mingid liigesed seal tükk aega trauma tagajärjel pidanud kipsis olema, siis kui arstid nõuavad hästi ruttu, et te peate kas või läbi valu hakkama seda liigest liigutama hakkama, et see on hästi tähtis. Sellepärast, et saaks liikuma, et saaks veresoonest veri liikuma ja käima ja see veresoon siis tegelikult toidab meie liigeseid. No, mis ma võiks veel öelda siin, et kui need liigesed, kui me nüüd siin veel korra tagasi läheme selle liigese peale, et kui need liigesed on siis no ütleme mingisugust patoloogiatega seotud, see tähendab, et no nad on paiste läinud näiteks, siis me oleme avastanud, et midagi on seal võib-olla ära kulunenud, midagi on purunenud, midagi on lagunenud, siis ennem kui me seda veresooni, korralikku töötavat veresooni ei taasta, et see tähendab, kui oluline on see just selline veresoonte töö, sest nemad toetavad just ka meie liigese tööd, nii et teate, kõik on omavahel seotud. Samas, kui meil ei ole süda korras, siis ta ei saa korralikult vereringet
mööda organismi lasta ja kui meil ei ole maks korras, siis ta ei tööta välja meile kvaliteetset verd. Nii et miks öeldakse seda, et kui meie tahame liigestega töötada ja liigesel on mingi probleem ja hoida neid korras, siis peab ilmtingimata lisaks liikumisele, mida siin on kogu aeg rõhutatud, kindlasti võtma ka vajalikke toitaineid sinna sisse, sest vaadake see sünoviaalvedelik, mille kaudu seda kõhre toidetakse, mis kõhre toidab, eks ole, sinna peab piisav hulk toitaineid saama ja kui me ise oleme ka sellised no ei vajalik, ei vitamiine ei võta, ei mikroelemente, ei, no just ei hoolitse oma siis selle janksenk tervisekultuuri eest, siis tegelikult ka ei saa nagu sellest palju jagu ja kui nüüd mõelda veel, siis need põletikuprotsessid, te olete kuulnud, on tegelikult on esmane ja teine olete kuulnud selliseid sõnu nagu artriit, siis esmane põletikuprotsessi loetakse artriidiks. Ja see on siis, kui liiges hakkab nagu andma märku, et valutab käimise ajal vahel nii. Aga järgmine, see teisene on artroos. Ja siis juba areneb seal nõndanimetatud soolade ladestumine ja nüüd, mida siis minule siis need spetsialistid rääkisid, oli just see, et kõige hullem on see, et meil on nüüd selline segaprotsess tulnud, et tegelikult on, mida võiks nimetada artroosseks, artriidiks, et tegelikult nagu ei tekigi artriit esimene, vaid tekib üks ole juba korraga artroosne artriit, mis juba hakkab neid hondrokiusid seal liigeste vahel, kuidas nüüd öeldakse, noh, lagundama, tapma ja see tihti on seotud vanusega ja et korraga tekivad ka sinult soolade ladestumised ja siis ongi nii, et ühelt poolt on nii soolade ladestumine kui ka tähendab siis liigeste kulumine korraga, nagu vaata tihti nad kurdavad, et see asi nüüd on kippunud nii kaugele minema, et meie liigesed enam ei lähe nagu selles arengus, nagu selles haiguse järjekorras, et kõigepealt artriit, pärast artroos, vaid juba nagu tulevad korraga need kaasa. Ja siin veel kord rõhutatakse alati, et kui tähtis on see, et meie kapilaarid töötaksid hästi. Meil on kontoris kõikides esindustes kapilaaride vaatamise aparaat, kapilaraskoobid. Kui me sealt oma kapilaare vaatame, siis nad peavad olema ilusad sirged, seal peab veri ilusti vulpsuma läbi, et seal peab näha, et veri voolab läbi ja et hea on, kui ta kõikides organites nii on ja seda organit tuleb toetada, kus ta seda ei ole. Aga see just annab võimalus sellele, need kapilaarid, et veri viib toitaineid liigestesse ja tüvirakud aktiviseeruvad ja toodavad uusi kõhrekoerakke, nii võiks öelda. Ja kui me mõtleme veresoonte puhastuseks, on meil verekapsid Juetsin-Fu, eks ole, tüvirakke saame aktiveerida meie nõndanimetatud ajukapsite linsidega ja põletikuga aitada kaasa ja meie vedela kaltsiumiga. Need kolm asja on siis nagu ka hästi head. Ja muidugi, kui ma nüüd meie füsioteraapia aparaate vaatame, siis kui te vaatate seda termoinfrapunamassaaži ehk timmi, siis see on see ka ju, mis paneb meil lihtsalt, öeldakse, et see on nagu ka niisugune linnainimese, laisa inimese liikumine, ta paneb meie vereringe paremini käima, ta paneb meie meridiaanid, puhastab paremini ära ja ta aitab ka meie lümfid liikuma. Seda võib iga inimene iga kodus teha iga päev 15-20 minutit, aitab nendel liikuda, aga selle PEM-aparaati, mis teeb bioenergoregulatsiooni, seda nimetataksegi no mingil määral väga hõivatud inimese liikumiseks, sest see on nagu see passiivne liikumine, sest sellel ajal on veel võimsam, timmaparaatist veel võimsam toime ja see passiivne liikumine just aitab kaasa, miks, kui me teeme bioenergoregulatsiooniga seda PEM-aparaadi bioenergoregulatsiooni, miks meie liigese valud hakkavad vähenema, sest seal hakkab vereringe paremini käima, seal hakkab meridiaanid puhastavad kiiresti ära ja siis, kui me liikume, siis ongi nii, et ühel poole pealt toidetakse seda liigest ja teiselt poolt siis need jääkained lähevad lihaste kaudu välja. Ja no muidugi farateraapilistel vöödel on see infrapunakiirgus kõige tähtsam, mis on ka olemas meil
timmiaparaadis ja tegelikult kunagi aastaid tagasi, kui Eestis ka ja mujal maailmas alustati, siis esimene füsioteraapia toode olidki need faroteraapilised vööd, need on siiamaani kõige armastatumad ja väga hea neid kaasa võtta, elektrit ei ole vaja, igale riiete alla saab panna, selg valus, paned peale, hoiad, kui hästi hull on, siis hoiad kas või mitu päeva peal, mul on ka endal see kogemus ja ikkagi aitab. Ja nüüd siis selle REM-aparaadi kohta ma lihtsalt nii palju ütlen, nüüd on ta meile vist vaikselt lattu saabunud, varsti hakkame kätte saama, võib hakata tellima, siis ma kindlasti teen ka esinduses prooviseansse, kus te saate proovida, aga seal on nagu hästi oluline see, et energeetika on jalgades toimivad protsessid, et jalad on meie inimestel, kes teeb REM-massaaže teeb väga hästi ja kes üldse massaaže teeb ja kes üldse ei teegi, aga teab, kui paljudel inimestel jäsemed, eriti jalad on külmad. Ja see siis nagu väga suurt rõhku paneb seda, et energia hakkaks jalgadest tulema ja puhastab neid kanaleid väga erilisel omapärasel moel, see on nagu ka jällegi hästi uuendav jälle Nobeli preemiatega siin Nobeli preemiaga kõvasti tunnustatud metoodika, mis on sinna aluseks võetud, nii et meie teada praegu ei ole kellelgi sellist aparaati olemas. Nii et mis siis veel korra, läheme siis veel korra tagasi selle esimese pildi juurde. Et kui meie ei liigu ja kui me ei võta vajalikke toitaineid, mis on meie organismis vajalik rakkude normaalseks tootmiseks ja uute rakkude uuendamiseks. Teatavasti meil siin üks raku teemaline koolitus oli, siis oli juttu see, et haige rakk ei saa kunagi sünnitada uut rakku, mis on tervem temast, ta sünnitab täpselt samasuguse haige rakku ja selleks ongi meil vaja siis neid erinevaid toitaineid. Kahjuks me enam viimasel ajal ei saa kõikidest poes olevatest, need on toitainetest kätte kõike, mida vajalikku, nii palju on töödeldud toitainet, aga meil on vedanud, meil on väga head FOHO-tooted, kas või seesama 9 põhitootega saab väga palju ära teha. Nagu öeldakse, see puhastamine, regulatsioon ja taastamine väga hästi aitab. Ja ma olen siis nüüd lühidalt selle juttu ära rääkinud. Me võime mikrofonid lahti teha, võite midagi küsida, kui teil tahtmist on. Ja siis või oma arvamusi rääkida. Ma võin siin jutuks veel kõrvale rääkida midagi, mida ma olen kuulnud nendest kapslitest, sest meie saime vist neid kapsleid Liikumine Pluss kätte kuskil siis, kui me käisime paar aastat tagasi seda tehnoloogiaparki, FOHO uut tehnoloogiaparki avamas, siis meil oli võimalus sealt tookord osta, seal igalühel vastavalt siis tema staatusele, kes kui palju sai osta seal. Mina sain 2 komplekti kaasa võtta, sain tuua. Ja nii palju ma küll ütlen, et kui me siin rääkisime, seal osad olid muidugi kiired tegijad, kuna meil oli hästi palju käimist seal. Iga päev oli nii, et lisaks igasugused pargid ja muud kohad, kus oli käia, bussist välja, bussist sisse sööma, parki käimist ja osadel andsid põlved ikka väga tugevalt tunda. Ja osad hakkasid juba neid seal kohapeal tarbima ja siis ma mäletan, kui meil siin oli üks sündmus olümpias, siis üks inimene tuletas meelde, et talle üks ütles, et 3. päeval juba tundsin, et midagi põlvedes tõesti toimub. Midagi seal on toetatud ja tema siis ütles, et tema võtab kodus, hakkas toimima, nii et ma olen kuulnud mingit imelik sellist juttu, et mõnedel juba 3. päeval andis tunda midagi põlvedes, et midagi toimub. See on see, mida mina nüüd oskasin rääkida. Nii, kui keegi tahab midagi lisada juurde, võib-olla liigeste teemadest, võib-olla nendest toodetest, võib-olla üldse liigeste haigustest, siis võite rahulikult mikrofonid lahti teha ja me võime sellest rääkida.